Tere! Loodan, et seni on päev möödunud hästi, olete saanud mõned head ideed ja mul on väga hea meel, et teid on siia jäänud päris palju. Kõigepealt ma sooviksin tänada Talveakadeemia meeskonda selle vahva ürituse korraldamise eest. Ei ole lihtne, olen ise ka olnud Talveakadeemia korraldusmeeskonnas ja tean, et ei ole lihtne niisugust üritust korraldada, läbi viia. Nii et ma arvan, et nad on teeninud ühe suure aplausi niisuguse ürituse korralduse eest. Enne kui ma lähen oma ettekande juurde, siis ma küsin teilt paar küsimust ka. Kõigepealt, palun tõuske püsti need, kes on koolis käinud. Tõuske hästi. Aitäh. Võite istuda. Mul on hea meel. Nüüd andke palun käega märku need, kes on vähemalt korra oma õpingute jooksul tundnud või küsinud endalt, et miks mul on seda vaja teada. Kahjuks see nii on, jah. Loodusteadust, jätsin enda tutvustamata väga ebaviisakas. Ma lähen korra tagasi või siis edasi. Nii, nimi on mul Tormi Kotkas, olen Tartu Ülikooli doktorant haridusteaduste valdkonnas. Suund on mul loodusteaduslik haridus ja oma ettekandes ja samamoodi ka siis artiklis võtsingi vaatluse alla loodusteadusliku hariduse hetkeseisu ja vaatasin siis, millised on ühiskonna erinevate huvigruppide ootused loodusteaduslikule haridusele ja mil määral need ootused siis rakenduvad. Miks ma teilt neid imelikke küsimusi oma ettekande alguses küsisin? Väga lihtsal põhjusel. Loodusteadusliku hariduse hetkeseis praegusel hetkel on selline, et õpetamine on positiivistlik. Mis see tähendab? Et loodusteadusi õpetatakse justkui valmis teadusena, õpikus kirjutatud võetakse kui puhas tõde. Mis selle tulemuseks on? See, et õpilastel kaob huvi loodusteaduste vastu, õpilased ei jätka oma õpinguid loodusteaduste valdkonnas ning tagajärjeks ongi see, et meil ei täitu need ametikohad, milleks on siis loodusteadustega seotud haridust vaja. Võib tekkida küsimus, et miks me sellest tänase päeva kontekstis üldse räägime. Väga lihtsal põhjusel. Loodusteaduslik haridus on kui vundament säästvalt toimivale ühiskonnale. Loodusteaduslik haridus ühest küljest jagab keskkonnateadlikkust selle alase info jagamisega, aga samas soodustab ka järgnevate oskuste nagu analüüsioskuse, tõenduspõhiste otsuste tegemise oskuse, probleemi lahendamise oskuse arendamist kooli kontekstis. Ja ühest küljest me räägime küll keskkonnateadlikkusest, aga probleemide lahendamise oskus, analüüsioskus, tõenduspõhiste otsuste tegemise oskus on vajalik absoluutselt ükskõik millisel eluvaldkonnas see inimene, see koolilõpetaja tegutsema hakkab. Ehk siis loodusteaduse haridus on äärmiselt oluline eduka karjääritee või selle eduka karjääri tagamisel. Nüüd hea uudis on see, et 2011. aastal võeti Eestis vastu uus õppekava, mis ongi pädevustepõhine ja tegelikult peaks toetama just nende oskuste arendamist. Minu töö eesmärgiks oligi siis välja selgitada, milline on ühiskonna huvigruppide toetus, neid aspekte siin silmas pidades ja samas vaadata, et milline on see rakendumise määr siis. Nii, selleks, et oma eesmärke saavutada, toimisin ma siis järgmise skeemi alusel. Kõigepealt sai ära tõlgitud Berliini Vabaülikoolis koostatud Delfi meetodil põhinev 3. vooru küsimustik. Mis asi on Delfi meetod, ma selgitan järgmisel slaidil. Siis sai küsimustik valideeritud
Valideerimine tähendab siis seda, et ma lasen hinnata selle instrumendi, milleks oli minu siis küsimustik, sobivus oma eesmärkide saavutamiseks ja samamoodi piloteerisin oma küsimustiku 10 üliõpilasega, et saada teada, kas küsimused on üldse kõigile üheselt arusaadavad või mitte. Nii, siis edasi viisin läbi selle uuringu ja muidugi andmed said analüüsitud. Mis muudab minu uuringu uudseks? See, et kaasatud on 5 erinevat huvigruppi. Huvigrupid ühest küljest oli mulle ette kirjutatud, sest see uuring on üle-euroopalise Profiles projekti raames tehtud, aga me lisasime siia juurde tööandjad, sest nemad tegelevad justkui hariduse lõppetapiga, nemad saavad selle tulemuse ja seetõttu on nende hinnang oluline, aga samas me võtsime ka õpilased hindamaks koolihariduse olukorda praegu. Muidugi teadlased on siin sees ja üliõpilased ka. Delfi metoodika, mis see endast kujutab? Delfi metoodika iseenesest on väga huvitav, Eestis vähe kasutatud metoodika, mis kujutab endast mitmeetapilist küsitlust, kus iga järgnev etapp põhineb eelmise etapi vastustel. Ja minul on siis 3. vooru küsimustik, mida ma analüüsisin ja läbi viisin. Ja nüüd te kindlasti mõtlete, et aga mis olid need tulemused? Veel enne. Oih. Nii. Küsimustik ise oli väga lihtne. Nägi välja selline, et hinnata tuli 3 kirjeldust. Siin on välja toodud ainult pealkirjad, sest ruumi on natuke vähe siin slaidi peal. Aga hinnata lasin siis, kui palju seostub loodusteaduslik haridus praegu igapäevaeluga. Siin on võetud probleemide lahendamine, lokaalsed probleemid, globaalsed probleemid. Siis teisena lasin hinnata teaduse olemuse kasutamist koolis ja samamoodi selle interdistsiplinaarseid omadusi, kui palju seda kasutatakse, kui oluliseks üldse inimesed seda peavad. Ja viimasena huvi ja hoiakute kujundamine loodusteaduse, teaduse ja selle valdkonna alaste karjääride vastu. Hinnata sai siis 6-pallisel Likert-skaalal, kasvav järjestus mõlemal juhul. Hinnata sai siis prioriteeti ehk olulisust ja siis rakendumise määra. Nii, ja nüüd siis tulemustest. Siin on nüüd välja toodud kõigepealt 166 uuringus osalenu vastuste analüüsi tulemused ja toodud on välja siis keskmised. Nagu te näete, siis üle 3,5. 3,5 on see maagiline piir, millest ülespoole on nõustumise määr ja siis allapoole seda on justkui mitte nõustumine. Ja mis siit näha siis on? Ehk siis oranžiga tähistatud on olulisuse hinnangud ja kõik kirjeldused on saanud keskmise hinnangu üle 3,5, mis tähendab, et ühiskonnal on, nad hindavad seda, mis ka meie õppekavas on sätestatud. Nüüd, kui vaadata rakenduvushinnangut, siis pilt on hoopis teine. Nimelt ei rakendu ükski kirjeldus oodatud määral. Ja samamoodi see teaduse olemuse mõistmine on siinkohal ka kõige madalamalt hinnatud. Ja. Kuna minu eesmärgiks oli vaadata ka erinevusi huvigruppide vahel, siis siin nad on. Säästsin teid siinkohal suurtest arvude tabelitest ja joonistasin niisugused ämblikuvõrku meenutavad skeemid, aga hakkame arutama siis. Mis siit näha on? Esimene huvitav nähtus on see, et õpilased on kõiki kirjeldusi hinnanud teistest gruppidest erinevalt. Mida sellest järeldada? Seda, et õpilasi tuleks kaasata ka õppekava arendamisse, sest nende arvamused ei ühti täiskasvanutega siin. Kõige kõrgemad ootused oli muidugi kõigil huvigruppidel kirjeldusele A,
Ka õpilased, kuigi nende keskmised hinnangud olid teiste gruppidega võrreldes madalamad, on hinnanud kõige olulisemaks just seda, et loodusteadustes õpetatav seostatakse igapäevaeluga. Probleemide lahendamine, globaalsed, lokaalsed probleemid ja nii edasi. Teadlased, mis te arvate? Suure ringi küsimus teile. Mis te arvate, mida teadlased kõige olulisemaks on hinnanud? Keegi, karjuge, hõisake, pakkuge. Mida võiksid teadlased kõige olulisemaks pidada? Ma panen vaatan korra, siin on näha need kirjeldused, mida nad tähistasid. Keskmist, just täpselt, väga tubli. Teadlased muidugi hindavad väga kõrgelt teadust ja ootavad, et koolihariduses ka teadusele pannakse rohkem rõhku. Jah, aga mis on kurb, on see, et õpilased on hinnanud seda huvi tekitamist loodusteaduse vastu kõige madalamaks. Isegi nende ootushinnangud ei ületa seda maagilist 3,5 piiri. Ehk siis neil ei ole huvi selle temaatika vastu. Nüüd rakendumistest rääkides. Ühest küljest tundub, et pilt ei ole enam nii kirju, punaseid jooni siin on vähem, mis tähendab, et justkui hinnangud oleksid ühtsemad, aga teisest küljest tähendab, et kõik huvigrupid, peaaegu kõik, siin mõned erandid on, et enamuste huvigruppide arvates ikkagi loodusteaduslik haridus ei vasta nende ootustele. Nii, aga kokkuvõtteks. Ma leian, et loodusteaduslik haridus praegu kehtiv õppekava on jätkusuutlik. Aga on vajalik edasi arendada õpetajakoolitust ja on vaja edasi arendada õppematerjale, et need vastaksid sellele õppekavale ja ühiskonna ootustele. Teiseks, leian, et on oluline kaasata õpilasi õppe kavandamise protsessi, sest nende arvamused on erinevad ja seda on näidanud erinevad uuringud, et kui õpilast kaasata korraldamisse ja kavandamise protsessi, siis nende motivatsioon ainetega tegeleda tõuseb. Ehk siis kaasame õpilasi rohkem. Aga aitäh! Ma ei tea, palju mul on... Okei. Aitäh Tormile väga valgustava ettekande eest. Aga enne kui siin jälle saad, siis küsime kommentaare. Aitäh, ma olen jälle püsti. Tahtsin küsida seda, et kas need küsimustikud, mida erinevatele huvigruppidele anti, et kas need sisaldasid erinevaid küsimusi, väiteid või olid need täiesti sarnased? Küsimustik, mida kasutati erinevate huvigruppide seas, oli täiesti samasugune. Ja siis veel selle valimi moodustamise kohta, et kuidas nendele küsimustikud toimetati? Aitäh küsimuse eest, väga õige küsimus. Osad küsimustikud toimetati kohale käsitsi, ehk siis ma ise viisin. Enamus, kuna me oleme sellises digitaalses ühiskonnas, siis küsimustik oli üleval SurveyMonkey keskkonnas ja nendele osalejatele siis saadeti link selle küsimustiku aadressiga ja selgitusega, et mis selle tulemusele siis saab, kui nad sellele küsimustikule vastavad. Milline see vastamise protsent oli? 200-le saatsin, 166 vastas. Täpsustavad küsimused, et ma kuulsin 2 korda sa nimetasid, et see küsimustik oli 3. vooru oma. Jah. Aga selgusetuks jäi, et mis voor siis on, et mitu vooru nendel küsimustikel on või mida see tähendab? Väga õige küsimus, aitäh. Delfi meetod üldiselt, sõltuvalt nüüd uuringu eesmärkidest, et
see Profilesi projekti raames tehtud Delfi küsitlus koosnes 3 voorust, ehk siis minule jäi see 3. vooru läbiviimine, selle analüüsimine ja siis tulemuste koostamine. Jah, aga sellel oli 3 vooru. Võib olla Delfi meetodil kasutatav ka 2 vooru, võib ka 4, et see varieerub täiesti. Tänan. Ja selgusetuks jäi mulle ka see, et ma sain aru, et kõik need inimesed, kui nad on teadlased ja üliõpilased ja tööandjad, siis nende aeg, mil nad istusid ise koolitunnis, on mõni aeg tagasi. Ja. Aga nad hindasid seda siis oma elukogemuse ja subjektiivse hinnangu kohaselt, et see toimus, see on nagu selline väga hinnanguline analüüs, mitte see, et nad analüüsisid konkreetseid õppekavasid ja siis said oma elukogemuse ja nägemuse sellega kokku viia. Et kuivõrd see subjektiivsus või see ajanihe, et nende enda koolikogemuse ja praeguse ameti arvamuse vahel on päris suur ajavahe, kuivõrd see võis mõjutada neid tulemusi? See on väga hea küsimus, aitäh. Miks sai valitud need huvigrupid? Tööandjad on potentsiaalsed lapsevanemad, ehk siis nad puutuvad kokku läbi selle praeguse kooliharidusega ja näevad kõrvalt, mis toimub. Tööandjad samamoodi saavad selle nii-öelda lõpp-produkti enda juurde ja valitud sai just need inimesed, kes tegelevad personaliga. Ehk siis nad näevad neid puudusi. Muidugi see on väga õige märkus, et ma ei saa väita seda, et just see gümnaasiumi aste siin või siis põhikooli aste on nagu hinnatav. Küll aga me saame hinnata üldist tendentsi, et millised need hoiakud on. Et jah, tõenäoliselt küll, et kooliõpilased on kõige adekvaatsemad hindama seda olukorda, aga samas meil on vaja saada ka seda lõpp-produkti või mitte lõpp-produkti, aga seda ahela lõpus oleva komponendi või inimese arvamust, et mida nemad siis ootavad selleks, et tagasisidestada seda algmaterjali või algset jah, mis alguses on, selleks me peame saama tagasisidet tagantpoolt. Jõuame ka ühe kiire küsimuse publiku seast, kui on huvi. Jah, seal on. Tere, te mainisite, et tegemist oli üle-euroopalise uuringuga. Kas te oskate öelda, kuidas Eesti tulemused erinesid või sarnanesid Euroopa tulemustest? Ehk, et kas me oleme, mis meil teisite, kas meil on parem või halvem olukord? Aga aitäh! Aitäh, see on väga hea küsimus, kuigi see ei ole siin kajastatud ei minu artiklis ega mu ettekandes, siis õnneks ma vaatasin seda ka ja ma võrdlesin oma magistritöös siis Eesti tulemusi Soome, Läti ja Saksamaa tulemustega ja erinevused on päris huvitavad, et kui ma toon siin välja ainult ühe väga drastilise erinevuse, siis näiteks lätlased, sakslased, saksa ja siis Soome õpilased hindavad kõige kõrgemalt just kirjeldust see, ehk siis huvi tekitamine loodusteaduste, teaduse, sellealaste karjääride vastu. Eesti õpilastel oli see kõige madalam. Väga suur erinevus. Ja mis veel? Üldine tendents oli veel see, et nagu vastuste, eestlased on pessimistlikumad oma vastustes kui need 3 võrreldavat riiki. Aitäh, vajadusel saab seda ka ohiloosi ajal jätkata. Jah, palun. Tormile ettekande eest.